Namaste, hea hing, kes oled tulnud täna siia Birgitti Taro valguse peegeldusteni. Kui sul helitugevus on hetkel liiga palju, siis võid hetkeks keerata selle vaiksemaks, sest et puhastan helikausiga käimasolevad energiat, et saada rohkem puhtamat informatsiooni sinu hingele. Ja number 1 kaart täna sulle on selline. Väga ilus loominguline kaart. Kohe näha, et hästi kirglik hing oma tegemistes. Ja sellega resoneeruv kristall on ametüst. Võib-olla see ütleb sulle midagi. Ja vaatame siis, millist sõnumit sina vajad täna endale teadvusesse. Ja nagu siin ka esimese kaardi juures sai mainitud, siis oled hästi kirglik ja loominguline inimene hingelt, et kui sa seda veel ei teadnud, siis see nii on. Et inimesed võivad tähele panna sinu andeid, sinu andekust, isegi kui sa seda ise ei näe. Ja ma näen, et selles kuus on hästi mõnus selline tasakaalukas energia, kus sa saad rohkem minna enda sisse ja mõtiskleda selle üle, et mis need anded võiksid olla. Et siin selle kaardiga ma hästi tugevalt tajun sellist avanemist. Ja just see sinine ka, et võib-olla rääkida kellegagi enda minapildist, arutada seda minapilti võib-olla lahti, kui sa veel ei tea, mis on sinu anded. Aga kui sa juba tead, et siis võib-olla kirjutada neid andeid endale üles. Et sellepärast, et see on meie valik siis elada enda annetega sünkroonis ja lubada siis nendel annetel kas siis särada või siis vastupidi kuivada. Et siit on sulle selline sõnum, et leida siis need anded enda sees. Ja see kuu on siis hästi toetav sulle ja sellist suunitletud siis jah, eneseotsingutele
jälle kord ma näen siin, et jah, et asjade üleskirjutamine oleks nagu hea. Ja võib-olla, kui sul on seda natukene keerulisem teha, siis ma soovitaksin sulle mediteerida ja lihtsalt lubada sellel vaikuse hetkel endasse tuua need vastused. Et hästi oluline on tegelikult meil vahepeal tulla enda keskmesse ja tekitada see paus, kus me saame mõista ennast paremini. Et kui muidu elu on selline virr ja varr, siis jah, selline hetkeks mahaistumine, silmade sulgemine ja mõtete peatamine, et see on nii tervendav. Ma näen, et sa lausa vajaksid seda, et too enda teadvust sinna poole ja tea, et läbi selle sa võid kindlalt leida enda kohta midagi erilist. Ja tegelikult näen ka seda, et sinu kõrval on väga toetav inimene, et oled väga hoitud või võiksid olla ka teistele hästi soe ja toetav, sest et tegelikult kui me oleme loodud loomingulisteks hingedeks, tugevateks loomingulisteks hingedeks, et siis on meil tegelikult ka siin elus ülesanne seda loomingulist sooja energiat siis teistele ka jagada, siis lahkelt ja soojalt. Et kui sa seda teed, siis tea, et see tuleb sulle kordades ringiga tagasi. Ja jah, läbi selle võid leida ka siis enda sarnaseid inimesi, kes huvituvad sarnastest asjadest ja see on siis jah, ka lähendav ja sind täiustav. Et jah, vaatame, mis siit veel juurde võiks öelda. Ja kinda peale on siit näha, et rännak on sind ees ootamas ja võta see rännak 2 käega vastu, et ma näen, et see tuleb üsna kiirelt sulle teadvusesse ja valmistu selleks, et just jah, enne mainitud see asjade üleskirjutamine või kellegiga siis läbirääkimine, keda sa usaldad. Ja tea, et kõik laabub, kui sa lubad sellel kergusega voolata just sellel loomelisel lainel. Et oluline on hoida asjad lihtsuses ja usalduses, et kui me liiga kramplikult hakkame mõtlema, et me nagunii ei saa hakkama, et siis tegelikult niimoodi ka läheb, et mõtetel on tugev jõud. Et tea, et kogu raske töö, mis sa oled teinud, et see tuleb sulle nüüd ringiga tagasi ja tasakaal on jõudmas sinu ellu. Ja jah, et lõpetada muretsemine, et kõik läheb hästi. Ja jah, vaid siis, kui sa tõesti võtad selle rännaku käsile,
et tõesti ka siit ma näen, et hästi tugev ja soe selline embus sulle, et sellist loomingulist mina siis endast väljapoole peegeldada. Midagi siin on. Ja sellel teekonnal toetav kristall on Mookaite Jaspis. Hästi vahva, et see kaart, et see kristall tuli sinuni, sest et minu jaoks on see kivim või kristall just suunanäitaja. Ehk siis, kui sa tead mõnda kristallipoodi ja väga soovid, et sinu süda kõneleks paremini sinule, mis on see õige asi, millega siis loominguliselt tegelema hakata ja mille suunas liikuma hakata, siis siit on sulle see kristall ka toetav. Nii, ja vaatame veel. Lisaks, mida oskan siit sulle edasi kanaldada. Jah. Et siit ma näen, et progress on ees ootamas, isegi siis, kui sa mõtled, et võib-olla seda ei juhtu, sest sa tead juba ennast. Et vahepeal võid sa tunda, et sa võid kukkuda nagu mugavustsooni ja see on see, mis siis sind nagu tihtipeale peatab. Aga ma näen, et see progress toimub nii või naa, sest et siin on hästi tugev jõud, mis sind tagant siis lükkab. Ja transformatsioon on toimumas, et selleks istumiseks on aeg läbi. Et siin on väga-väga selge konkreetne sõnum sulle, ei oskagi rohkem midagi lisada. Loodan, et jõuad enda protsessidega sinna, kuhu su süda kõneleb ja soovin sulle edu. Puhastan siinsed energiat. Võid korraks heli maha või vaiksemaks keerata. Siis saan paremini sinu jaoks infot kanaldada. Viimane täiskuu oli hästi võimas täiskuu, et mul endalgi oli hästi keeruline päev, et tegelikult siiamaani tunnen sellist tugevat ärevust ja tugevat energiat. Et aga sellegipoolest ma olen siin ja tahan sulle grupp 2 näidata, millise kaardiga sina siis täna enda jaoks infot kanaldad. Et see kaart on selline hästi leegitsev hingetulekaart, mis kõnetab siis sind ehk sellisel määral, et kes ma olen. Selline müstiline kaart. Ja sellega resoneeruv kristall on roosa kvarts, loomulikult. Ja vaatame siis, mida täna kaardid sulle edasi püüavad öelda.
Jah. No siit on kindla peale näha, et sinu sees võib olla toimunud mingisugune lõhestatus sinu ja hinge vahel. Et just seesama küsimus, mis ma enne ka mainisin, et kes ma olen. Et siin Fortuna tuleb siis sõnumit edastama. Et sellele tuleks tähelepanu pöörata. Et siin on nüüd 2 tugevat suurt täiskuud, mis omakorda kõneleb siis sellest väga-väga võimsast sõnumist sulle, et on aeg siis tuua enda tähelepanu sellele, et kes ma olen. Et jah, et need sõnumid on siis tihtipeale meie olemuse kohta peidetud sügavale meie varjukülgede taha. Et kuidas siis nagu seda endast kuidas seda enda varjukülgede tagant kätte saada. Et ma näen, et kõigepealt on tarvis endale andestada. Et mis iganes on sind sellele teekonnale suunanud, siis tuleks endale andestada. Et ma näen, et see lugu võib olla seotud kellegi teise poolega, mis võis sind sellele teele suunata. Aga ma näen, et sellele on väljapääs ja selle kuu energiat on sellele nüüd väga-väga toetavad. Jaa, ma küsikski siit juurde natukene, enne kui ma edasi kõnelen. Ja ma näen, et tegelikult sa ise ka juba vähekene nagu mõistad seda ja kui ma siin seda sulle ütlen, et siis sa oled nagu, jaa, see on niimoodi. Et sa võid tunda, et jah, et nüüd on nagu aeg käes selleks tulla välja nendest varjukülgedest. Et tihtipeale need varjuküljed kogunevad siis meie alateadvusesse. Niimoodi, et me isegi ei teadvusta seda. Ja ka tea, et alateadvusesse on tegelikult võimalik väga lihtsalt ligi pääseda. Ja mina tegelikult lähen ligi alateadvusele läbi meditatsiooni, sest et läbi meditatsiooni on võimalik puhta töö alateadvusega teha. Et selleks siit ka sõnum sulle, et on õige aeg see teema käsile võtta ja täiesti hämmastav, et siin on 2 sellist nagu kuninganna või sellist kõrge vibratsiooniga kaarti, mis näitab, et siin on nagu siis, et selline nagu päeva ja öö, ehk siis nagu meie hetketeadvuse ja alateadvuse koostöö, et see on nagu et see nagu käsile võtta, et kuna siin see lisanduv kaart on veel ka siis uue informatsiooni vastuvõttav kaart, et siis ma näen, et see tuleb sinuni kindla peale selle kuu jooksul. Ja kõik vastused on sinu sees, lihtsalt luba enda hingel endaga kõneleda. Ma mäletan seda aega, kui mina kunagi olin samuti otsingutel, et kes ma siis päriselt olen aastaid tagasi. Ja kusjuures sarnaselt mind viis sellele teele just haiget saamine.
Ja minu teekond algas läbi joogapraktika. Kuidas kellelegi. Mina esialgu näen, et siin võiks proovida alustada lihtsast meditatsioonist ja pärast meditatsiooni üles kirjutada enda tundmused. Aga ka näen sellist tugevamat impulssi, jõudu, et võib-olla kui natukene sellist liikuvamat harjutust või praktikat teha, et see nagu ka avaks need keha blokeeringud, mis hoiavad kinni siis energiaid. Et just need energiat ka tegelikult meie kehades on hästi tugevad edasimineku blokeerijad, uute energiate blokeerijad, et siit ma nagu tegelikult näengi, et kui sa ei ole valmis selliseks joogapraktikaks, et siis ma võib-olla isegi soovitaksin teha kardeot näiteks. Seda on jumala kerge teha kodus. Ja peale kardeot, siis kui su keha on, energia on üles siis keritud, et siis peale kardeot teha näiteks see meditatsioon. Et siis sul võib olla kergem natukene sinna minna ja tajuda ja tunnetada ja leida kontakt siis peale sellist füüsilisemat liigutust enda minaga. Et siit ma näen jah sellist võimalikkust. Et aeg on käes selleks. Ja vaatame siis, mida siit lisaks sulle kõneleda. Jah. Siin jah, võib tekkida tihtipeale selline kiusatus just minna nendesse tegevustesse või asjadesse, mis tegelikult viivad meid endast kaugemale. No kas siis alkoholi tarbimine või mõned teised sellised mittekasulikud tegevused. No mõnel inimesel on suitsetamine, mõni inimene võib-olla satub kiusatusse, et sööb liiga palju. No seal on väga palju igasuguseid erinevaid asju, et mis tekitavad meis sellist süütunnet või sellist kahetsust. Et selline süütunne ja kahetsus on tegelikult miski, mis meid alla tirib. Et kui vähegi võimalik, et siis proovida leida jah, nendele tegevustele selline tervislikum alternatiiv, et näiteks kas vähendada seda kiusatust mõnevõrra või siis jah, asendadki selle mõne sellise kas jah, just selle sama praktikaga, mida ma siin eespool mainisin, või siis proovi leida mõni muu tervislikum viis selleks, et mitte sellesse kiusatusse langeda. Et siin jah, selline sõnum. Et kui me suudame olla üle kiusatuse, et siis tegelikult me tunneme ennast ülihästi, et sa võid proovida. Kui sa näiteks võtad endale 1 nädala selliseks challenge'iks, et proovid 1 nädal mitte teha sellist halba harjumust, mis sinusse tekitab sellist süütunnet, et kui sa nädala aja pärast tunned ennast juba paremini, et sa niimoodi suutsid
toimida, siis võid olla kindel, et sa suudad kuu aega niimoodi edasi lasta. Ja sind toetav kristall on Nirvana kvarts, selline imeilus kristall. Ma ei ole sellist kristalli enne näinud, aga see on väga puhas ja pühalik minu jaoks isiklikult. Et jaa, võib-olla soovid minna seda kristallipoodi otsima, et see sind sellel teekonnal toetaks. Võid sellesse kristalli panna kõik enda soovid ja mõtted, mida sa soovid selle kuu jooksul saavutada ja kanda seda endaga kaasas, et see sind toetaks sellel teekonnal. Ja mida soovitakse sulle veel öelda? Hästi huvitav, et just need 2 sama kaarti tulid, mis eelmiseski lugemises. Et jah, just et see, et minu jaoks on hästi positiivne, sellepärast et eelmises lugemises ma tundsin hästi tugevalt sellise eesmärgi saavutamise energiat. Et siin ma näen, et see energia on siin sarnaselt, et see, mille poole sa pürgid, et see on toetatud, et ma tunnengi, et siin üks kaart hästi palju resoneerub selle kristalliga, millest ma just rääkisin, et võib-olla see kristall siis nagu olekski see, mis sind hästi tugevalt nagu toetaks. Sest et see kristall hästi palju kuidagi kõnetab mind sellisel määral, et hingemaailm on sinuga. Et sul võib olla väga raske praegu ja selle kristalliga ma just tunnetangi sellist toetust, olemasolu. Et see võibki sind suuresti siis aidata sellel teekonnal. Ja muutused on kindlasti ees tulemas. Midagi head ja kiires liikuvuses. Et jah, tihtipeale ongi nii, et kui me oleme võib-olla osaliselt või mingil määral kaotanud sideme enda olemusega või hingega, et siis tegelikult see jõud teisel pool, need energiat, mis on hästi polaarsed või vastupidised, need on hästi võimsad. Sel hetkel, kui sa nüüd näiteks nipsust otsustad, et okei, ma nüüd võtan selle muutuse ette ja ma teen selle ära, et siis see on nii suur tõenäosus seda saavutada, et ainukene asi, mida sa vajad, on see nips, et homsest näiteks või tänasest näiteks, mis iganes, sa võtad selle käsile ja hakkad seda tegema ja liigud selle suunas. Et enne need muutused toimuma ei hakka. Et sul peab olema suur, tugev tahe selleks, kui sa tunned, et sa oled olnud kaua juba nagu kuskil ära või kadunud või kuskil peidus, et siis nüüd lihtsalt nipsust võta see teema käsile ja tee see ära, sest et need kuu energiad on hästi toetavad ja ma ütlen, see täiskuu oli väga võimas, et mul endalgi. Ja lihtsalt võta käsile
tee ära. Rohkem ei oskagi midagi öelda. Edu sulle! Võid korraks heli maha või vaiksemaks keerata, sest soovin puhastada siin hetkes olevad energiat, et saaksin sulle kergemini sõnumit edastada. Ja sinu tänane kaart, grupp number 3, on selline. See on hingesugulase kaart kusjuures. Ja võib tähendada mitmeid asju. Võib tähistada seda, et sa ei unustaks rõõmu enda elus. Ehk siis enda sisemist last. See, kes tunneb rõõmu väikestest asjadest. Või meenutada aegasid, kus olid laps. Ja liivakastimängud või peale kooli vaba aeg, sõbraga koos mängud. Et kuidas see tundis siis võrreldes sellega, kuidas sa nüüd enda elu elad? Et kuidas sa saaksid tuua enda ellu rohkem samuti sellist kergust ja mängulisust, et mitte olla liiga tõsine. Ja seda kaarti, selle kaardiga resoneeruv kristall on mäekristall. Hästi puhastav energia on selle kristalliga kaasas. Võib-olla sa vajasid seda siia hetkel praegu. Ja vaatame siis, mida kaardid proovivad sulle täna siin kõneleda. Järgnevaks kuuks ajaks. Millele tähelepanu tuua? Veelgi. Sama kaart, mis eelmisel grupil. Et võib-olla on sõnum siit ka sinule eelmises lugemises, ehk siis number 2 grupil, et see võib olla märk sellest. Ja sama kaart, mis esimesel grupil, et tundub, et sulle on siit soovitus kõiki gruppe üle kiigata, kõikide gruppide lugemisi, et võib-olla on sealt igast grupist sinule mingisugune sõnum veel lisaks.
siit on näha ka seda, et sinu ees on lahti rullunud 2 teed. Et oled võib-olla suunavalikul. Ja kuna siin on jällegi 2 täiskuud, siis see näitab vaid seda, et see sõnum on siit jällegi hästi tugev ja võimendatud. Aga nagu ma ka eelmises grupis mainisin, siis selle kuu mõjud ongi hästi võimsad ja tugevad. Et need energiat siis saadavad siin selle 6 jooksul hästi võimsalt. Ja siin eespool mainitud, et meie siis selline sisemine laps vajab tähelepanu. Et selleks meenuta seda aega, kui sina olid laps. Ja millist rõõmu ja heldust sa siis mäletad enda kohta või teiste kohta, et kuidas sa teistesse suhtusid või kuidas sa teistega käitusid, et olid sa lahke, olid sa sõbralik, olid sa oli sul palju sõpru, oli sul üks lähedane sõber, et milliseid tundeid see sinus tekitas ja proovi seda sama puhast siirast last siis enda sees nüüdki üles leida. Sest et me tihtipeale elu jooksul kipume unustama seda rõõmu ja siirust, mida me lapsena tundsime. Et aga see on meie sees jätkuvalt olemas, lihtsalt elu on meid rusunud ja viinud sellesse raskesse energiasse, milles me siis tänapäeval eksisteerime. Ja tea, et sa oled võimeline tulema sellesse kergusesse. Ja siit sulle soovitus isegi võib-olla veeta aega looduse keskis või igapäevases käimises proovi panna tähele väikesi asju. Näiteks, kuidas tuul puhub, kuidas jalad alla all vesi lirtsub, kui sa näiteks vihmase ilmaga kõnnid, kuidas vihma varju peale sajab. Märka inimesi mööda kõndimas ja proovi naeratada neile. Et sellised väikesed asjad, pane tähele. Või kui sa midagi kätte võtad, et siis võib-olla vaata seda asja, mis sa kätte võtad, vaata seda natukene kauem. Ja proovi leida üles endasse imestus, mida meil oli siis, kui me olime lapsed. Et see on nii oluline, et meis oleks jällegi see. Ma ütleks niimoodi, et ma toon siit näite, et mina olen imestuses siin enda kaartidest. Ma võtan selle kaardi kätte. Ma katsun seda. Vaatan, nii ilusad värvid, päike, kuu, tähed, mis ma kõik siin näen, ma olen detailides. Vesi, veekogu, väga võimsad energiad. Ja mis materjalis see on, et ma olen nagu hetkes ja sellesse hetkesse tulemine just. Et proovi seda hetkesse tulemist just praktiseerida. Ja vaatame siit, mis sulle proovitakse veel edasi siit öelda.
selle 2 suunaga seoses võib oodata sind ees väga suur transformatsioon. Need suunad võivad olla siis näiteks käesolev suund, see, milles sa praegu oled, ja võib-olla mõttesse kerkinud uus suund, et ma tunnengi, et selle uue suunaga, mis mõttes on, et sellega võib kaasneda siis võimas transformatsioon või muutus, ja mis võib tuua siis väga värvilisi ja ilusaid õnnistusi sinu ellu. Ja võib-olla just seda siirast lapsemeelset, rahulikumat, sellist voolavamat energiat. Et püüa tunnetada, mida sinu süda kõneleb. Et kui sa oled tõesti uue suuna poole teel mõtteis, siis usalda enda vaistu ja võta see asi käsile ja lihtsalt tee see ära. Et tark otsus ootab langetamist, seda on siit kohe kindlasti näha. Juba 3 kaardi peal ma näen siin täiskuud ja targa otsuse langetamist sisemisele minale toetudes. Aga ma nagu ei soovita siin ka nagu meeletult kiirustada selle otsuse langetamisega, et võib-olla võta endale esialgu nädal ja proovi rahulikult siis tunnetada, mida su süda nagu kõneleb siis selle teemaga seoses ja lase ennast kergusesse, mõtle sellele, et ega miski ega keegi ei hoia sind tegelikult kinni, et kui sinu südames on ikkagi soov edasi liikuda, siis sa pead seda tegema. Aga see energia, et see on sinu sees, see ütleb sulle kõik, et see võib olla mis iganes, see võib olla mis tahes, see võib olla mingisugune uus töökohaga seonduv suund, see võib olla uus hobi, see ei pea olema midagi nii üüratult suurt, et küll sa selle ära tunned, et aga ma näengi, et see vastus on sinu enda sees olemas. Küll sa selle ära siis tunned. Ja vaatame, mida sulle siit veel soovitatakse. Ja tuli jälle selline hästi süütu ja selline avastusrikas kaart, et mine ja avasta. Lihtsalt mine, kõnni uksest välja, mine avasta, kerguses, täielikus lahtilaskmises, mida on sellel elul sulle pakkuda. Tee ettearvamatuid liigutusi, tee midagi sellist, mida sa tavapäraselt ei tee. Käi sellistes kohtades, kus sa tavapäraselt ei käi. Avasta uusi lehekülgesid internetis, mis viiksid sind edasi järgmistele avastamistele. Et olla hästi avatud sellel kuul, et kui sa isegi nagu ise veel ei ole teadlik sellest, et sinu ees on valla 2 teed, et siis võta sellel kuul teadvusesse see, et kui sa pole hetkel õnnelik millegi üle, siis sa saad seda muuta ja selle teadvusesse võtta teadlikult sa võid jõuda selleni. Ja hoida naeratus näol, käituda teiste inimestega siiralt ja hoidvalt ja rõõmsameelselt. Käituda niimoodi teiste inimestega, nagu sa tahad, et sinuga käitutakse.
ja kui sa tunned, et kuskilt tuleb mingisugune paha tunne, siis lihtsalt näiteks kas või kodus olles tee aken lahti ja lihtsalt kergusega ütle, et ma saadan selle paha tunde välja ja naerata endale ja siis pane aken kinni. Ja vaata, kuidas sa tunned ennast kohe paremini. Kusjuures ma avastasin selle nipi täna, kui ma tegin ühte Kundalini kriia harjutust. See lihtsalt tuli mulle, mõtlesin, et vau, selline kergus. Ja ma mõtlesin, et ma hakkan seda kasutama. Et ma ei pea alati paha meelega saatma halba energiat enda kodunt või enda aura kehast eemale. Et ma võin sellega saata hea tujuga minema ja ma tunnen ennast palju paremini. Et selline väikene nipp siit sulle. Ja sind toetav kristall on asestuliit. Väga huvitav. Ma isegi osanud peaaegu hääldada seda. Jah. Ei ole sellist kristalli enne jällegi näinud. Aga võid kristallipoodi seda otsima minna, seda kirjutatakse niimoodi. Et hästi huvitav, see on minu jaoks peegeldab kuidagi kuukivi ja roosa kvartsi kristalli segu. Et see on hästi põnev kivi. Et kui sa soovid, et see oleks sinu teekonnal toetav, siis võid näiteks selle kristalli endale soetada ja kanda seda endaga päev-päevalt kaasas, et siis avastada enda jaoks selle tõe. Nii. Ja siit, kas on meil veel midagi lisada? Et hästi huvitav, et just selles lugemises siin on päris mitu kaarti, mis oli ka eelnevates lugemistes. Et seepärast mulle tundubki, et tegelikult kõik need lugemised on mingil määral kuidagi seotud, nagu ka kõik on tegelikult siin elus omavahel seotud. Et aga jah, ma näen, et siin jah, progressid hakkavad tööle, jah, sest et tõesti ka see tugev kuu on meid siin meid mõjutamas, edasi suunamas energias, et tegelikult ka see novembrikuu juba iseenesest on selline edasimineku kuu peale oktoobrit, siis et oktoober oli ka selline hästi tugevate uute suunade kuu, et aga jah, et nüüd siis enne jõule veel võivad need energiat siin väga palju uusi lahendusi leida sinu elu kvaliteedi parandamise jaoks. Et selline mentaalne mõttetöö on siin võtmesõnaks, et hoida seda mentaalselt enda mõtteid puhastena, selgetena, et siin sa näedki, et on valida, et kas on nagu, et kumma värvi sa enda ellu valid, et kas selline hall, sünge, igav, depressiivne või selline värve täis, rõõmsameelne, siiras, tantsisklev, et mõtle selle peale, millist energiat enda ellu sooviksid tuua
olla inimeste elus valguse majakas näiteks. Ja siin on ka siis selline siiras sõprussuhe, et kui sul on keegi, keda sa saad usaldada, kes on sulle hästi kallis ja hingelt hea sõber, et siis hoia teda, et ära tee temale ka liiga, sellepärast et sinul on võib-olla need hallimad päevad. Et hoia seda sõprussuhet, sest et kunagi sa oled selle üle tänulik, et sa seda hoidsid. Ja jah, et olla sõber enda sisemise lapsega ka, et uuesti siit sõnum, et mitte kunagi unustada seda. Et samamoodi nagu sa oled kunagi tänulik, et sa näiteks seda head sõpra ei jätnud sinna paika, et samamoodi sa oled kunagi tänulik, et sa seda sisemist last ei jätnud sinna soppa. Et ikka rõõmus olla. Naeratada rohkem. Ja siit on tänane sõnum sinule. Soovin sulle edu sinu teekonnal.